Kevin, tore on sind taas kodumaal näha võistlemas. Räägi, millal sa jõudsid, kui palju sa jõudsid Karksi-Nuiaks ette valmistuda? Jõudsime kolmapäeva hilja õhtul, neljapäeval üritasin puhata, reedel natukene sõita, et oma masinaga kohaneda, et natukene ikkagi erinevad ja nüüd ma siin olen pühapäeval. No tänaselt Karksi-Nuia etapilt tuli sulle teine koht. Kuidas sa ise päevaga rahule jääd? Enam-vähem. Kvalifikatsioonis ma sain kiirema ringiaja, mõlemad sõidud olid suhteliselt sarnased. Stardis olin teine, kolmas, sain päris kiirelt teiseks ja üritasin Rillot püüda, aga täna oli tema kiirem ja ei saanud teda kätte. Seda oli tõesti näha, et kui sa stardis seal olid kolmas, et siis sa ikkagi suht kiirelt üritasid teiseks ja ikkagi Rillot rünnata ka. Mis sa arvad võib-olla, mille taha see etapivõit täna jäi? Ei taha millegi taha pugeda, et eks see natukene reisiväsimus segab, aga midagi ei saa Rillot ära võtta, ta sõitis väga hästi, väga kiiresti ja lihtsalt täna ei olnud mul talle midagi vastu panna, et väga mõnusad sõidud sellegi poolest. No Karksi-Nuia rada on sellel aastal teistpidi kui eelmisel aastal. Kuidas sulle selline variant sobis? Ma arvan, et mulle sobib. Aastaid tagasi oli ka niipidi, siis niipidi on rohkem sõidetud ja tundub nagu kodusem. Et väga tore, kui rajad natukene muudavad. Tore on, kui nad muudavad hüppeid ja asju, aga kui nad panevad teistpidi ka veel selle ringi käima, siis on eriti äge ja täna oli rada hea, raske ja hea. Kui kaua sa saad veel Eestis olla ja millal sa pead uuesti Ameerikasse tagasi minema? Saame olla veel peaaegu 2 nädalat, et natukene siin puhata ja nii kui ajavahega on kohanetud, siis lähme uuesti tagasi ja jätkan seal hooaega. No kui sa praegu kokku võtaksid, kuidas sul siiamaani Ameerikas läinud on, kuidas sa ise võib-olla oled hooaja algusega rahul olnud? Üles-alla, et mul väikesed tehnilised probleemid on olnud, natukene ebaõnne, aga üldiselt ma arvan, et ma olen rahul. Ma olen paar suurt muudatust teinud see aasta, vahetanud meeskonda, vahetanud oma gaasi. Siiani ma olen 17 aastat sõitnud tavalise rullgaasiga, aga koadidel on populaarsem natukene pöidlagaas, et kurvides kallutades on mugavam. Ja eks natukene võtab see mul veel aega, et kohaneda, aga üldiselt ma olen rahul, ma olen terve ja sõidan oma hooaega Ameerikas, kus alati olen tahtnud olla, nii et ei saa nuriseda. Ma olen ka vaatanud nii mõndagi sinu Ameerika etappi. Sa oled näidanud sellel hooajal väga häid starte. Jaa, stardid on tõesti head. Masin on mul võimsam see aasta, ma arvan, et väga hästi tulevad välja ja see annab ka sõiduks lisa võimalusi. Kuidas uue meeskonnaga sujub koostöö? Päris hästi. Enne ma ei olnudki nendega kohtunud, andsin nõusoleku ja läksime ja tutvusime esimesel võistlusel, et masin on väga hea, suhtlus läheb hästi ja siiani on kõik toiminud. No sa tegid meie Instagramis ka nii-öelda krossimehe argipäeva, kus sa näitasid oma ühte kolmapäevast päeva. Sealt oli väga hästi näha, et te sisuliselt koos oma elukaaslasega kahekesi ajate, käite trennis, sa ise valmistad oma tsiklit. Kui kurnav see sinu jaoks on? Sa pead ju valmistuma enne krossideks ja siis minema veel krossile ja kõik nagu ise hakkama saama. Eks see on ikka natuke keeruline, kogu see planeerimine, et kuhu me oma Aagissuvilaga saame minna, kas seal on vett, kas seal on elektrit, kuidas seal ilm on, kas radu on, et see võtab omajagu planeerimist ja kui väljas võib-olla tundub, et Ameerika unistus, et lihtne ja lähed sinna ja võistled, et tegelikult see nii lihtne ei ole, aga seda ma olen alati tahtnud teha ja nagu ma enne ütlesin, nuriseda ei saa, elan oma unistust elu ja tuleb nautida täiel rinnal. Igal juhul sa oled meeletult tubli ja me loodame, et hooaja lõpp Ameerikas sinu jaoks on ilus. Suured tänud teile, aitäh!